Tere tulemast kuulama Onkoloogika podcasti 26. osa ja täna jälle mitte üle liiga pika aja vist stuudios kahekesi Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Sest usute või mitte, ka 2/4 staadiumi vähipatsiendi isiklikus elus ja raviteekonnal toimub päris palju teemasid, millest rääkida. Nii et teeme vahelduseks taas ühe külaliseta osa ja mõtiskleme selle üle, mis on siin viimastel kuudel jälle aset leidnud. Aga ma arvan, et võib öelda, et selle viimase kvartali ehk peategelane ikkagi, Pille, oled hästi suurelt sina, sest nii minu kui teiste onkoloogikute kui väga paljude inimeste väljaspool onkoloogikat elu on jälle teistsuguses rütmis natukene käima hakanud koos sinuga. Kus sa omadega nüüd oled? Jaa, esmalt ma ei tahaks öelda, et peategelane olen ma enda elus, aga jah, loomulikult teiste elud saavad ka mõjutatud. Ikkagi need inimesed, kes sul äiringis on, siis on käimas hoopis teistsugused rütmid. Kuule, äkki lähmegi korra sinna aasta algusesse, kus paljudel oli jälle New Year, New Me, sinust ka jälle uus versioon Pille mingi, mis on siis 9.0 just täpselt läks tootmisesse, et mis seal aasta alguses siis teistmoodi olema hakkas jälle? Jaa, no ma isiklikus plaanis ma ei ole väga siuke uus aasta selliste eufooriliste muutuste tegija kunagi olnud, et pigem kui muutused teha, siis ma tunnen ennast tõesti, et kevad on see kõige parem aeg. Et siis kogu see loodus ja elu toetab hästi suurel määral, aga aasta algas väga ju võimsalt ja siis ühe väga ilusa sündmusega, kus Vabaühenduste Liit siis tunnustas meid ju tegelikult aastateo tiitliga onkoloogika sündi on ju. Ja juba sellel päeval olles, need tunded olid siuksed hästi ikkagi eufoorilised. Aga samal päeval tulid mul ka skänni vastused. Ja seekord ütleme nii, et ma mingi hetk mõtlesin, et ma ei loe seda vastust. Et ma olen neid erinevaid taktikaid nagu läbi mänginud ja katsetanud ja seekord mõtlesin, et luban siis onkoloogile öelda, et mis siis käimas on või mis toimumas on. Aga ikkagi nagu kripeldas ja läksin siis vaatama. Ja olukord on siis selline, või tol hetkel oli siis selline, et kompuuteruuringult siis vaatas vastu kokku siis 7 uut kollet. Ükskõik kui palju sa oma vaimu võid töödelda mingite realistlike elu selliste nüanssidega leppida, aksepteerida, siis see lööb ikkagi jala pealt maha, nii või naa. Et kõik meil onkoloogikud teavad üldse seda kompuuteri teemat, on ju, et kõik, mis juba see eelne värevus tegelikult tekib hästi pikalt enne. Aga sellist vastuse pilti lugedes siis ikka korralik viha tõusis tegelikult ülesse. See oli siuke hästi impulsiivne tung. Kus sa olid tollel hetkel, kui sa lugesid? Ma olin ikka kodus. Et muidu ma olen katsetanud siin lugenud neid kuskil täitsa rahva keskel ja et siis ei tule need impulsid üles, sest et kuidagi kui sul ümber on inimesed, siis kui see nagu surub sind mingisse raami, et sa pead ju käituma, sa pead ju olema, et sa ei saa nagu välja plahvatada. Aga üksinda kodus olles on see plahvatamise ruum ju lõputu on ju. Ja siis ma seal plahvatasin, et ikkagi võttis täitsa kõva häälega vanduma, karjuma, et ma olen üksi tol hetkel. Et see viha on hästi siuke normaalne tunne. No ja mis siis sai? Vannud siiamaani? Enam ei vannu, aga eks see reaktsioonifaas on ju inimlik, mis seal tekib, on ju, et šokifaas enam ei ole, aga see reaktsioonifaas ju ikkagi tuli, on ju, et aga mis siis sai? Edasi läks tegelikult ju hästi ruttu kõik asjad käima. Ja paraku tuli siis ka nüüd see ots, et minu ravi puhul siis riiklikus ravirahastuses variandid puuduvad. Ja koos siis onkoloogiga pöördusime siis Vähiravifondi Kingitud elu poole. Ja siis minu nii-öelda ravikestvus on täiesti otseses seoses nii-öelda
helgete ja lahkete Eesti inimeste nii-öelda siis abiga. Et nüüd ma siis mõistan teiselt poolt otsa, et mida siis päriselt tähendab see, et sa oled see kingitud elu. Aga sa oled viimased aastad vist isegi nüüd on ju, kõik need kolded, mis on tekkinud, siin vahepeal on täppiskiiritus olnud sinu parim sõber ja esialgne raviplaan oli vist ju ka keemia ja kiirituse kombineerimine. Jaa, et noh, et ülakehas on 3 kollet, maksas siis algus tuli välja kompuutrist 4, MRT tegelikult tuvastas neid oluliselt rohkem. Ja seda oli ka tegelikult kuidagi nagu oodata. Et, aga jah, algus pidi olema raviplaan selline, et need 3 kollet ülakehas kiiritatakse ära ja maksale tuleb siis keemia ja tegelikult arst ikkagi oli ka võrdlemisi selles mõttes suke, et vaatame, mis see keemia teeb, et 3 koldega tegelikult saab hakka, maks on suur organ, et võib-olla kannatab ka kiiritada, on ju. Aga kui nüüd tuli, et neid on rohkem, siis tegelikult eks meil kõigil vajusid käed rippu ja tegelikult selline korraks ikkagi nagu tõmbab õõnseks. Aga ja siis läks kõik ümber, et tegelikult saime aru, et see maks on olulisem kui need nii-öelda ülakehakolded ja keemia tegelikult on aegkriitilise tähtsusega. Et seda tunnet ma tegelikult isegi ei oska sõnadesse panna. Et ma hoidun nende kõigi inimestega iga õhtu, ma ärkan nendega iga õhtu. Et ja lisaks kõik see, mitte ainult ka see vähiravifondi, ütleme siis kaasatus, vaid üldse, et mind joosti ikkagi nagu kuidagi sellise armastusega pikali, et iga üks siis nii-öelda, kuidas see tema parasjagu see panustamise soov on, mingite materiaalsete ressursside vastuvõtmine oli mul alguses hästi keeruline, sest otseselt ma ju mõtlen, et see ravi nagu katab fond, et milleks siis veel. Aga ma olen sellist erinevate inimestega ja ka hingehoidjaga seda temaatikat nagu põrgatanud ja siis mul hingehoidja ütles ka, et aga sa võtad neilt võimaluse enda hingekoormaid kergendada, ehk siis head teha. Miks sa ei luba neile seda? Ja siis nagu mõtled seda teistpidi. Aga vaata, see materiaalse teemaga on see teema, et äkki ma olen kellelegi nüüd midagi võlgu ja äkki kellelgi tekivad minu üle mingid õigused. Ja see on hästi keeruline koht, mida ise endas nagu kuidagi see sasi puntres kuidagi joone peale saada. Et see on hästi keeruline olnud, et tegelikult ma kuidagi sain oluliselt paremini ree peale selle teadmisega, et ahah, nüüd on nii, kui see, et kogu selle hoolega mind nagu pikali joosti, et see lükkas mu närvisüsteemi täiesti, ma ei tea, punasesse tumelillasse, kuhu iganes, et ma ei saanud sellega lihtsalt hakkama. Aga kui sa võib-olla mõtledki nüüd selle nende esimeste päevade peale, kõrvalt ka ju, me siin suhtlesime ja kuidagi oligi kõike oli hästi palju ja mul kuidagi tuli see enda lugu hästi tugevalt ka üles, kus mina ka täiesti nagu see headus, mis järsku siin aasta tagasi minu suunas tuli täiesti võõraste inimeste poolt, täiesti tuttavate inimeste poolt, et kuidagi kui sa ei ole ma isegi ei tea, ma ei oska seda, ma saan hästi nagu aru, mida sa mõtled, et see kõik tundub kuidagi nüüd, mis nüüd mina. Et võib-olla püüda veel korra minnagi sinna, et mis su peas toimus või et ilmselt see koormus oli hästi suur, et postkast oli täis, inimesed helistasid, kõik tahtsid ju kuidagi aidata. No ma esimese laksuga läksin lukku ikka täitsa. Ja ega selles mõttes, et see värske emotsioonitasand oli väga hästi hell. Et kui üldjuhul ma selline, ma luban endale kõiki tundeid, ma selles mõttes, et mul on ise endaga selles mõttes nagu hästi hea suhe, aga tol hetkel oli küll see, et iga selline uus kõne, iga uus selline helluse ja armastuse nagu panus pani mind lohutamatult tegelikult nutma. Et ma nii hästi mäletan, ma olin toidupoes keset Selverit ja siis sõbranna helistas mulle ja me tegelikult üldse nagu ei rääkinud alguses üldse nagu minu sellest haigusdünaamikast või üldse sellest olukorrast, aga siis ma ise nagu ütlesin, et ma kuidagi nagu ei oska olla. Ja siis ma nagu, et siis sõbranna ütles ka, et nad tahavad olla su jaoks olemas, et miks sa ei saa aru, kui oluline sa inimestel oled. Ja siis ma lihtsalt
põhimõtteliselt jäid ma kõva häälega, ei kõõksud nutta seal keset Selverit. Inimesed vaatasid küll see väga imeliku näoga. Et vaat need on jälle sellised, nagu mina ütleks, siuksed kõrgemad asjad, millele tegelikult sageli ei oskagi nagu seletust anda, aga siin sa saad aru sellest, et üksinda sa inimesena ei teegi mitte midagi. Et me oleme loodud olemas ikkagi üksteise jaoks. Aga lukku tõmbas ikka täiesti lukku. Et ma selles mõttes ma mingis, siis ma tundsin, et ma pean tegema mingi sotsiaalmeedia postitusena, seal ma ütlesin ka, et ma kõikideni lihtsalt, et et ma kohanen. Ja tegelikult ma siis hakkasin inimestele vastama ikkagi oluliselt hiljem, et kui mul see nii-öelda mingi tasakaal siis iseendas nagu tekkis. Sest mina tulin värskelt vist, mis tulidki vastus, et ma läksin ise reisile, siis ma lüüdsin ennast kuidagi nagu väga välja, vahepeal me natukene seal vahetasime mõtteid, aga siis ma tulin tagasi ja siis kuidagi mulle jõudis see kõik kohale, sest see suht samal hetkel minu meelest tuligi see raviteema, nüüd need raviotsused, kõik asjad. Ja ma arvan, et ma esimest korda äkki sattusingi nüüd nagu päriselt sellisesse lähedase rolli, millega tegelikult kümned ja kümned inimesed järjest tulevad meie gruppi. Et kuna mul ei ole nagu endal olnud ühtegi nagu nii lähedast inimest, nagu sina võib-olla täna mu jaoks oled, on ju, kellel esiteks üldse oleks mingisugune, on see vähk või mingisugune muu selline keeruline haigus. Ja siis ma sain nagu täiega kuidagi kogu kehaga mingi kogemuse, mida see siis tähendab. Sest sellest mul on kuidagi nagu tükk aega tagasi juba aru saanud, et või vähemalt mulle tundub veel kord, et lähedane olla on palju keerulisem. Sest siis sul puudub nagu igasugune kontroll. Selle üle, on ju. Just. Ja kuidagi täpselt see sama dilemma, et kui tihti vaata meie käest küsitakse ka, et et mida siis öelda või kuidas olemas olla või kuidas toetada või et mida mitte öelda, siis mulle tekkis selline tunne, et ma tean, et sa tead, et ma olen olemas ja samas ma tundsin, et ma olen nagu ise kuidagi selle emotsiooniga või selle olukorraga nagu üksinda, olenemata sellest, et on nagu nii palju neid igasuguseid kogukondlasi ümber, et ei oska nagu kellegagi rääkima ka minna ja samal ajal ma nagu ei tahtnud ka sinule veel seda koormat panna, et ma nüüd tulen oma emotsioonidega, et issand, et mul nüüd tuli, ma ei tea, mis kõik üles ja nüüd nagu, ma olin täiesti vahepeal nagu tõmbasingi lukku ja sa vist said aru ka sellest, on ju. Ja siis ma mõtlesin, mis ma siis teen? tohutu nendel teemadel arutleja. Ja kuidagi me koos jõudsimegi sinna, et see kõik on tegelikult nii normaalne. Ja. Et kui me räägime sellest, nagu ongi ka sellest poolest üksteisele, et siis see ongi hästi nagu elementaarne, et tulevad inimestel tunded, kui midagi on oluline. Ja selles mõttes see inimesi, kes selle olukorraga tegelikult nii-öelda praegu pihta said, on ju tegelikult väga palju. Et pere, sõbrad, kogukonnakaaslased, selles mõttes, et mul on inimesi, mul on siuke ekstravertsem inimene kogu terve elu, et mul on tegelikult inimesi ümber hästi palju. Aga nüüd jälle nähes, kuidas need asjad nagu, kuidas keegi seda võtab, siis see on olnud hästi erinev. Mis ma ütlen, et kõige raskem on see, kui võib-olla inimene on täiesti kapseldunud ja kinni. Mõistan, et see alguses ongi nii, sest et see on tema meetod ja selles mõttes, et seda kõik asja nagu nüüd töödelda. Meil kõigil peab olema seda settimise aega, et aru saada, mis nüüd päriselt üldse nagu toimub. Meil kõigil peab seda olema. Aga kui ta jääbki sinna, siis on natuke keeruline. Et mida ma nagu just ütlen selles vaates, et lubagem, ma võin kõik vastu võtta päriselt, sest see on see päris asi. Isegi sellest, mõtleme, et me tahame, et me ei nuta koos, aga seda on ka vaja. Seda on väga vaja, sest et selles mõttes ta jälle lahustab mingid pinged maha, ta tekitab selle tunde, et me oleme selles koos, et
tegelikult siin tuleb hoopis teistsugune rahu nagu taha ja juba see rahu, et me võime olla selles oma suhtes nii, nagu me päriselt oleme. Et see on nagu tohutu väärtus ja mul on kõned olnud hästi erinevad, eks ju, kokkusaamised. Seal on olnud kõike. Seal on olnud sükest hästi kuiva ja külma. Aga ma saan aru, et see ongi hästi suur eitus ja need hirmud, kus inimene võib-olla ütlebki, et ta pärast veel tunnistab ka, et ma ei olegi ülejäänud sulle helistada üldse. No seda kogemust on mul selle pika aja jooksul päris palju. Ja eks muidugi minu puhul on ju see, et ma olen kuidagi see minu lugu on ka inimesed ära hellitanud. Et kogu selle 9 aasta jooksul on see, et tuleb välja, käib teeb oma mingid laks protseduurid ära ja elu läheb edasi. Aga nüüd kuidagi see sadas sellise hästi nagu reaalse ja nagu külma rahena ikkagi nagu inimestele nagu kaela, et me võime siin rääkida aastatest, aga me võime siin rääkida ka kuudest. Me ei tea seda. Aga ma tahan kõigile öelda nagu mega suure tänu, just nagu selles vaates ka, et iga üks, kes arvab, et ma ei tea, et kas mul kõne oli loll või mis ma seal ütlesin või. Mul oli paar päeva tagasi kõne ühe inimese, kelle tegelikult viis meid kokku onkoloogika kogukond. Ja me lihtsalt aeg-ajalt räägime, põrgatame üldse mitte mingid vähiteemasid, vaid eluteemasid. Ja keset seda kõnet ta ütles mulle, et tundsin juba ära, et kuidagi kõne tempo hakkab aeglustuma, et seal taga nagu kohe on midagi, mis tahab nagu üles tulla ja ma ütlesin taga luba. Ja siis ta paiskaski välja, et tead, aga see ongi see, et me jälle nagu kuidagi hakkame vabandama neid tundeid, et anna mulle andeks, aga et ma olen kurb. Ma olen nii kohutavalt kurb, et sa oled just sina ja et sa pead läbi elama selliseid asju ja siis me lõpetasime koos selle pisarates selle kõne. Aga see kasvatas kuidagi selle najal veel nagu mingit sellist läheduse kvaliteeti. Ja võt see ongi see nagu ja miks nagu sõbrad sageli öeldakse, et lähedased ja pere ma näen järjest oma kui minul on osad peresuhted kinni me ei saa sinna mitte midagi teha, me tahaksime, et nad oleksid teistsugused, aga igas inimsuhtes on 2 poolt. Me tuleme eri põlvkondadest, meil on omal erinevad taagad, mustrid all. Ja ma näen seda järjest ka tegelikult meil ju inimeste, kelles ma suhtlen, et tegelikult teinekord see sõber on sinu jaoks oluliselt lähedasem kui sinu enda ema, vend, isa. Et sa võid visata selle palli ja paluda, et midagi muutuks, aga kui teine sulle teist poolt palli vastu ei viske, sulle teele vastu ei tule, siis sealt ei muutugi mitte midagi. Aga ma jätkuvalt ütlen, et sõbrad, ärge pisendage enda olulisust inimeste eludes. Te olete täpselt samamoodi see lähedaste ring. Ja sealt täpselt seesama tunne, mida ma püüdsin ka kirjeldada, et ilmselt tegelikult väga paljud sõbrad kuskil elavad seda läbi. Täpselt. Et mul käisid peast läbi täpselt need samad küsimused, et Pillel ongi seal, tal on seal oma pere ja siis tal on oma veel sugulaste ring, kes kõik tahavad ja siis tal on veel need, ma isegi mõtlesin sinnamaani, et siis tal on veel need nagu pikaajalised sõbrannad veel seal on ju, et me nii siin kogu aeg näeme ja toimetame, et mis ma hakkan või et kardad kuidagi üldse, et ma ei tea, äkki ma hakkan veel üldse seda nagu kuidagi oma emotsiooniga seda nagu ruumi kuidagi täitma veel ja et järsku see on nagu about me, mitte about you ja kõik nagu siuksed asjad ja siis see tõmbabki nagu, et issa, mis ma nüüd teen. Aga ma saingi selle sabast kinni, sest see tuli juba mulle tuttav ette, et ma suutsin seda kõrvalt märgata, et need mõttemustrid kuidagi selliselt jooksevad ja see nagu ahaa või see samastumise moment tegelikult nende kümnete lähedastega, kes on jaganud ka meiega seda tunnet, et see oli nii nagu päris ja veider, et kuidagi jah. Ja loomulikult vaata, eks tulevad üles ka lisaks sellele, et kui see on nii mitmekihiline praegu see meie sõprus sinuga ka, et kõik need enda lood, järgmised skännid, millal mul,
jah, et see värelus tegelikult ju tõmbab nüüd sul nii-öelda levelisse. Aga me läheme edasi, Kristel. Ja sa oled mulle väga kallis. Kas teeme nüüd pausi või? Aga ei, me läheme edasi, sellepärast, et kui me räägime elusest elust, siis ka see kõik läheb see elusa elu juurde. Ja see teebki selle elu terviklikuks. Ja minu jaoks see ongi täiuslik. Et me ei tõmba maha mitte midagi. Markus too salvrätikut. Markus, kus on salvrätikut? Kas nüüd tuleb see saatuslik hetk, kus podcasti kuulajad näevad Markust? Kerime pingi, et meie saade on üldiselt selline, kus me midagi väga välja ei lõika. Ja. Nii et ma arvan, et ei ole ka siit midagi lõigata. Nii et vaatame nüüd, tuleb Markus. Tuleb ainult käsi. Aitäh. Jaa, aga selles mõttes ta mitte keegi ei väida, et see teekond ei oleks keeruline. Vaata, see on täpselt sama, et meil on jälle vahepeal nagu öeldud, et te kuidagi nagu ilustate või romantiseerite seda vähidiagnoosi. My Little Pony pidu on see, mis meil siin käib. Oli üks huvitav tagasisida. Et te kuidagi aga samas jälle siis see mõtted kuidagi, et eks meil igal ühel ongi oma kogemus ja meil igal ühel on tegelikult õigus arvata sellest, mida mis siis on parasjagu see tema kogemuse algbaas. Et aga ma ei kujutaks ette seda elu praegu elada nii, et ma tean reaalselt, vaata see ongi see teine faktor, kus sul on arstiga siuke väga aus, selline väga, ma ütleks isegi intiimne vestlus, kus ta ütleb sulle otse, et me ei sea seekord mitte mingid illusioone, et see ravi teeb sind terveks või et ta toob sulle, nii, et nüüd kõik need hunnikoldeid su kehast peaksid ära kaduma. Vaid me räägime reaalselt Pille sinu praeguse elukvaliteedi hoidmisest ja sinu eluea pikendamisest. Ja mõelge nüüd siis seda, et meditsiin annab sulle selle võimaluse. Ma tean seda, et siin on terve hunnik neid inimesi, kes ütlevad, et see on mürk ja see on kohutavalt kohutav ja tegelikult mine hoopis tervenda ennast, ma ei tea ise ja söö, ma ei tea mida. That's it, see on jumala fine, aga minu tee on see. Ja kui sul nüüd antakse see võimalus, et seda elukvaliteeti säilitada ja sul nagu kõik keha kannab ja sa otsustad selle elu veeta agoonias. Ma mõistan seda, et iga inimene tuleb selle asjaga nagu hästi erinevalt toime. Ma täiesti mõistan seda. Aga mida ma praegu nagu ise tunnen enda poole pealt on just see, et ma sain ka hästi palju seda, et nüüd on küll Pille, nüüd sa oled koju. Nüüd hakkad ilusti olema kodus, nüüd sa pead keskenduma ravile, sa pead ennast hoidma. Puhka. Aga siis ongi täpselt see, et mis asi see enda hoidmine üldse tähendab? Kas see tähendab seda, et ma siis nüüd kapseldun koju, panen peitu ennast ja siis, et ootan, kuni kole on möödas? Ma ei saa enam oodata, kuni kole on möödas. Ma ei saa, ja tegelikult me inimestena peaksime üldse seda mõtlema, et me ei saa, mis me siis ootame, kuni elu on läbi või? Aga siis on juba hilja ju. Et mingid asjad on ikkagi endale vaja nagu kohati ka väga valusalt pasaraga vastu pead taguda, et see reaalsustaju tuleks tagasi. Et me vastutame ise ainult üksi enda elu eest. Ma ei saa oodata, et keegi tuleb minu ellu. Muidugi inimesed mõjutavad seda meeletult. Inimesed toovad meis välja väga palju erinevaid kihte, nüansse, nad annavad meile võimalust ise endasse tegelikult tagasi tulla. Aga nemad ei tee meid nagu teiseks. Nad ei võta ära meie olukordi. Aga kui sa mõtled nüüd, Pille, täpselt see, et ei saa sinust kapseldu, et viimse hetkeni koju, vaid tuleb tegutseda ja teha ja rääkida ja olla ja normaliseerida kõiki neid tundeid ja kohanemisviise. Et aga kui nüüd vaadata seda praegust olukorda, kus enam ühe kiiritusega kohe nagu nipsust jälle remissioon käes ei ole, et kas nagu mingisugused prioriteedid või mida veel tahaks teha kuidagi või kuidas nüüd siit nagu edasi minna, kas midagi muutus ka või jäi kõik samaks või sul tuli esile mingisugune soov või tegevus või midagi veel, et siin tõesti inimesed ikka täiesti äärmustesse lähevad, et hakkavad igasugu huvitavaid asju ette võtma.
see on lõputu teema siit, selles mõttes muidugi tuleb hästi palju esile. Muidugi tuli ka minul mingeid asju, mis ma saan aru, et see ajaruum võib olla veel ahtakesem, on ju. Et ma elan nagu päev korraga, aga mida ma väga ootan, on suvi. Ma panin endale mingid siuksed lähiaja asjad ikkagi nagu paika. Mul on üks unistus, ma veel ei ütle, mis asi see on, hästi lihtne unistus. Ja ma arvan, et see sama panus, millega inimesed materiaalselt otseselt mind toetasid, siis nad saavad nüüd kohe suvehakul sellest osa, mis unistus see on. Ja selles mõttes see unistus annab siis nii-öelda nii mulle kui mu perele sellise, ma arvan, ühe väga ilusa ja sügava suve. Aga mis minu puhul nüüd võib-olla on see, mida ma ise nagu, eriti veel nagu tunnen, et võib-olla osad inimestega mul on mingid jutud rääkimata, aga ma saan aru, et ma ei saa kedagi vaimselt vägistada. Aga mida ma ütlen on see, et mida elu on näidanud erinevate inimeste kogemuste pealt ja mida on tegelikult ju räägivad ka kõik nii-öelda hingehoidjad. Krooniline haigus tegelikult ta annab sulle võimaluse, eks ju. Me tegelikult üldse ei saa, ma olen seda varasemalt ka rääkinud, et eks see surmateema nüüd minu puhul on oluliselt nagu niimoodi mitte isegi enam peopesal, vaid käineme niimoodi koos käest kinni, on ju. Et ma väga loodan, et kogu mu see aeg on selline, et me saaksime jutud ära rääkida nüüd, kui kellelgi on vaja midagi ära rääkida. Sest kui asi läheb juba sinna lõpupoole, siis seal lõpupoole peal tegelikult mida tahaks rahu. Sest kui inimene hakkab minema, ta ei taha enam neid kaasuvaid emotsioone, ta ei taha seda itkemist, ta ei taha, siis tahaks vabanemist. Ja tegelikult seda ootab ka tegelikult lähedane. Aga sinna peab jõudma. Et ma olen ka nagu sellised asjad enda jaoks hästi läbi mõelnud. Hästi palju on küsitud mu käest, et kui on need päevad, kus see füüsiline keha olukord tõmbab nagu maha, et see ravi ikkagi niidab maha. Et kuidas sa siis nagu toimetad? Siis on jälle see, et kuidas sa seda füüsilist kannatust nagu näed. Sellega tegelemiseks on päris mitu suunda. Et aga sellest võib olla mõni teine kord. Ja mis veel, selles mõttes, et mul üks imearmas tuttav fotograaf pöördus mu poole ja ütles, et Pille, et ma tahaks sulle midagi kinkida, et tule mu juurde fotosessioonile. Käisime siis pildistamas eelmine nädal ja eks ma võib-olla kuidagi olen nüüd jõudnud veel eriti nagu sellesse kohta, et mis on see sinu lugu, mis on see sinu keha lugu, mis on see sinu elu lugu siis, mis teekonda sa kõike nagu käinud oled, mis on need rollid, aga missugune sa oled ka rollide väliselt, et mul lihtsalt eelmine aasta, kuidagi eelmist 2 aastat isegi võiks siis kokku võtta, ma mõistan seda, kui palju minu elus on andnud naised. See naiste tugi üksteisel on siuke ürgne. Et see fotosessioon võib-olla oli ka selline kuidagi siuke iseenda naiseks olemise ühest küljest siuke ülistamine ja siuke hell puudutus. Et ühesõnaga, sa hakkad ise ennast kuidagi vaatama ka nagu laiemalt. Et kui ongi, kui see teekond siit nüüd peaks otsa saama, mis see teekond siis on endas sisaldanud ja mis kompott siis kokku on saanud. Hästi veidra on see aja arvamise teema ikkagi või see mõõde kuidagi, et veel kord, me ei ole veel ju jõudnud sellesse kohta, kus ravivõimalused on otsas ja nüüd on ainult elu pikendamine elu kvaliteedi mõistes, vaid veel on nagu raviliine ka ikkagi ju jäänud, on ju, et ei ole enam või ei ole veel see hospiitsi tasand kätte jõudnud, aga ikka on nagu see tunne, et kui me vähipäeval tegime seda
arutelu, siis Keiu Papsi vist nii toredasti rääkis sellest, kuidas tema lähedane küsis, et kas nüüd oleks vaja need talvesaapad või kevadkummikud või mis seal oli, need ära osta või mitte, et see kuidagi see nagu võrdlus jäi mulle kuidagi nii kõlama, et kui siin ka jälle sügiseks oli vaja nagu mingeid esinemisi, siis mul jälle tuli see, et okei, et see tundub jälle nii kaugel, et kas me peaksime sinna midagi planeerima, kuidas see nüüd siis on, et kas midagi öelda või mitte, siis ma mõtlesin, kurat, meie ikka nagu planeerime oma neid sügisisi kummikuid ja talvesaapaid ja kõiki muid asju, mulle tundub ikkagi ka, et no siis saaks üldse elada, ega see nii-öelda siis justkui jutumärkides terve inimene, meil ju elu võib muutuda samamoodi trammi alla jääda. Just. Ma arvan, et tegelikult mis võib olla selle, tänapäeva, ütleme nii, et Eestis on keeruline tegelikult juba meie kultuuriruumi mõistes tegelikult kuidagi sellise kaduvikuga üldse nagu tegeleda ja seda teemat käsitleda. Ma ikka abikaasa Rainile ka siin paar päeva tagasi just ütlesin, et me arutame hästi palju erinevaid teemasid, täiesti nagu läbi ja lõhki ja siis ma nagu ütlesin talle lihtsalt, et kuule, et kus sa nagu tunned, et mingi asi on nagu too much, et ütle mulle, et võib-olla ma ikkagi nagu, vaata mul nagu filtrid maas on ju, et siis aga ma saan aru, et lähedane on jälle hoopis teises kohas, et võib-olla siis nagu lihtsalt ütle mulle. Siis just ei, et kütta minna nagu, et pigem see avardab nagu mind ka ja annab nagu mingisuguse teistsuguse selguse ja nagu ka mingisuguse turvatunde, et me oleme nendest asjadest vaata rääkinud. Et aga jah, selles mõttes, et me tegelikult inimestena ei mõista üldse, et kõik siin inimelus on kaduv. Me oleme nii palju kordi kuidagi rääkinud sellest, et on vaja rääkida. Tegelikult ju ka 4. veebruaril, kui vähipäeva tähistati, siis me käivitasime aktsiooni Vähk on teema ja just selle eesmärgiga, et kuidagi saada inimesi sellest rohkem rääkima. Ja kuidagi selle sinu uue etapi või kõigi nende sündmuste foonil, ma mäletan, mul oli veel kuidagi selline tunne ka, et ma hakkasin kuidagi nagu jälle enda tegevusi ümber hindama. Et mõtlesin, et nii okei, mis siis praegu nagu käsil on, mis asi see onkoloogika on või mida kõike me siis nüüd siin kõik nüüd teeme, et kuhu siis see aeg ja ressurss kuidagi suunata, et see nagu väga huvitaval kombel sattumata veel ise sellesse olukorda uuesti, aga sinu kõrval olles kuidagi ma hakkasin nagu mõtlema, mida me siin üldse teeme, et kellele ja mida ka selle nagu onkoloogika mõistes on vaja. Ja siis sealt kuidagi tekkis hästi palju mingisuguseid mõtteid seoses selle rääkimisega. Ja mulle tundus, et me püüame nagu hästi palju erinevaid ma ei tea, programme luua, lahendusi luua, pakkuda, tuge pakkuda, nõustamist, seista selle eest, et tekiksid vajalikud teenused, et need saaks inimestele kättesaadavaks. Ma ei tea, vähitõrje strateegia, ravi kvaliteet, raviteekonnad, neid nagu teemasid, mille kõigega me tegelikult siin igapäevaselt tegeleme ja kuhu me püüame seda patsiendi häält ja läheduse vajadust kuidagi sisse tuua, et neid on nii palju. Ja siis kuidagi me olemegi nagu igal pool just kui midagi lahendamas. Aga kuidagi selle aasta algusega ma jälle nagu jõudsin sellesse punkti, et aga mis tegelikult nagu see kõige suurem väärtus on, mida me saame anda. Nagu meie kaks 4. staadiumi patsienti, et mulle tundus kuidagi, et tegelikult selle loo jutustamine ja päriselt ausalt, ilma kartmata, ilma mingisuguse kõrvalise tagasiside peale liiga palju mõtlemata selle päris kogemuse kuidagi rambivalgusesse toomine tundub mulle see kõige suurem väärtus. Et miks ma nagu väga kuidagi jõudsin selle tõe juurde tagasi, sest vahepeal kõik need muud teemad ja vahel ka nagu, et miks te sellest nii palju peate rääkima ja kuidagi tundub, et meid on liiga palju igal pool või siis ma sain aru, kui vajalik see ikkagi tegelikult on. Et ma ei tea, miks ma sellest praegu siin räägin, aga see oli jälle miski, mida ma kuidagi nagu läbi kogesin, et jälle see
iseenda tõe juurde tagasi jõudmine ja selle juures püsimine on nii pagana tähtis. Ja ma olen täiega nõus sinuga ja vaata tegelikult on ka see, et ma olen ammu juba lasknud lahti mingitest sellest, et mida keegi nagu arvab. Arvatakse alati midagi ja selles mõttes, et aga ma näen kuidagi veel rohkem ka isegi vähi puhul, kus tegelikult on ta selline viimane, mitte viimane, aga see peaks olema nüüd küll äratuskell kuidagi, et hakata nagu päriselt elust rääkima, nii nagu see elu on. Aga ma saan aru, et ongi, et meie need lood on seal all, on lihtsalt nii erinevad. Et kes kust tuleb oma eluga. Aga samas ma näen ka ääretult palju isegi ka onkoloogiliste patsientide seas seda, et ma isegi elu lõpule otsa vaadates pean nii oluliseks seda, et mida inimesed minust arvavad. Või äkki ma lõhun mingi oma tõeks pidamisega mingi, ma ei tea, moraali mingi punkti või et äkki mind ongi nagu liiga palju või liiga vähe, et see on asi, millega tegelikult me onkoloogikas puutume kokku absoluutselt iga päev. Ja lihtsalt selle foonil kuidagi ma lihtsalt mõtlen veel, kuidas mitte ainult nagu meie lugusid jutustada, aga üleüldse neid lugusid jutustada nii, et need ei oleks lihtsalt mingisugused põgusate küsimuste pealt kokku pandud artiklid kuhugi online meediasse, vaid et need inimeste kuidagi päris lood tuleksid välja, sest seal on alati nagu seda mitmekihilisust, seda on seal nii palju ja seda ei ole tegelikult. No kogemuslugu on ju, selles mõttes tegelikult, kui me vaatame ka üldse kas või seda sama mingit raamatute müüki Eestiski, siis kogemuslood on tegelikult täiesti esirinnas. Meil on vaja neid. Sellepärast, et see ei tähenda seda, et me peaksime võtma endale mingid eeskujusid. Eeskujud on jube libe teema, sellepärast, et see, mis asi ma hindan ühes inimeses mingit asja, siis teisest sellest on tegelikult võib-olla midagi hoopis sukest, mis käib väga vastu, on ju. Aga kogemuslood ongi just nagu need nopped. Ja mis veel kannaksid nagu seda inimolemust nagu ehedalt esile kui ausad kogemuslood. Me oleme hästi pikalt ju olnud selles mõttes ka ühiskonna mõistes ju sellistes toimimismehhanismides, kus kõik ongi kodus ja kõik ongi hästi privaatne ja 4 seina vahel ja nii nagu ka haigused, igasugused erinevad muud suhteküsimused. Me võime ka perevägivalla tuua, ükskõik mis teemad, on kõik olnud kuskil peidus. Aga selles mõttes, et me kõik teame, et see sükene isoleeritus ja selline rusuvus ja pimedus toodab kõike seda raskust ainult juurde. Aga raskused on midagi paraku sellist, mida me oma inimeludes kõik kogeme. Et see sükene lõputu kerguse ihalus, mida siin kohati nagu minnakse üle võlli, siis mina ütlen seda, et kui ma oma kogemuse pealegi mõtlen, ja ma mõtlen oma laste peale, siis nad saavad, praegu nad mõistavad ju olukord hoopis teisiti, aga just nad saavad täiskasvanuks. Tulevad omal lapsed. Ja üldse, kui me saame täiskasvanuks, me näeme ka oma vanemaid hoopis teise nurga alt. Siis milline oskus või milline väärtus on see, kui sa ei anna mitte oma lapsele nagu edasi seda mingit teadmist või enda sisemist tarkust, et kuidas siin seda mingit lõputut õnne otsida või mingit kergust kohale tuua, vaid kuidas toime tulla valuga. Ja sealt jälle on see rääkimine kõige alus. Sest ma mõtlen kas või selle peale,
tihti inimeste peas ju käivad lõputud diskussioonid või me ise mõtleme olukordi väga palju kuidagi suuremaks ja raskemaks ja segasemaks ja katastrofitseerimine äkki või. Et juba tegelikult see paneb mind mõtlema, et kui palju kergemaks on see juba kulunud väljend küll, aga see jagatud mure on ju, aga kui sa mingi asja välja räägid, no läheb ju päriselt kergemaks. See ei ole ainult sõnakõlk, see on elu kreedo. Selles mõttes see peaks olema kuidagi selline iseenda elu normaalne osa. Mõtlengi, et äkki kuidas julgustada inimesi jagama. Ükskõik, kas siis oma sõbraga, kas oma kaaslasega, kellega iganes mingisuguseid päris hirme või vajadusi või soove, et see tegelikult on ju alguses nii ületamatult raske, kui sa ei ole harjunud seda tegema, kui sul ei ole seda suhet või kuidagi neid inimesi ümber olnud või seda harjumust üleüldse, et päriselt rääkida asjadest, mis su sees toimuvad. Et kui juba sellest kuidagi üle saada, et ükskõik kui kohmakalt tegelikult see välja kukub või kui hästi sa suudad selgitada, aga kui juba nagu suu lahti teha, siis tegelikult, nagu sa ütlesid, sa kuulsid selles vestluses ka pausi seal telefonikõnes, on ju, et juba läks tempo aeglasemaks, sest tegelikult kuulad ära, kui inimesel on midagi. Aga kui tihti me ka maldame küsida, ja märgata seda sama pausi. Ja see on see lahetud keskkond, seal taga on nagu tohutu kogus erinevaid tundeid ja tegelikult see võimekus ju tegelikult toimida hakkab ju piht tegelikult meie lapsepõlvest. Väga paljudel meil on ju seal väga suured valukehad taga, on midagi pisendatud, ära lükatud, öeldud, see ei ole probleem, et see kõik hakkab tegelikult sealt pihta ja väga paljud ju ongi kasvanud sellises väga öelda üksinduses või polegi seda usaldusisikut tegelikult olnud. Aga täiskasvanuna me ei saa ette ennustada, mis laksud meil tulevad. Et kuidagi see iseendale toetumise mehhanism, aga see saab ka tulla, seda saab tugevdada täpselt läbi inimeste. Ja mulle tundub jälle, et kui me sellest räägime, kui me kas või keegi, kes meid täna kuulab, hakkab selle peale jälle natukene rohkem mõtlema, et aga võib-olla peaks mõne vestluse teema ikkagi avama, ükskõik kui raske see on, et siis võib-olla see muudab, mitte võib-olla, vaid see kindlasti tegelikult nagu pikas plaanis muudab palju asju paremaks. Ja kui sealt tulevadki mingid raskete vestluste teemal, mida me ikkagi kardame, seda valupilve ju kardamegi ja kardame, et see tunne võtab meid üle, ehk siis meil on ju hästi krooniline vajadus kontrollida inimestena. Aga sellistes haavatavuse lubamine ongi ju tegelikult kontrollist lahti laskmine. Aga me oleme kasvanud ka sellises kultuuriruumis, kus see kontroll on olnud nagu see on olnud põhiline. Sa selles mõttes sul on öeldud, kuidas sa peaksid mingeid asju endas reflekteerima, nägema, sulle isegi öeldakse ette, kuidas on õige tunda, mis on meelevaldne. Ma just siia sõites kuulasin enne see Eric Dane'i final või mis see Famous Last Words Netflixis ja ta jagas seal oma lapsepõlve mälestust, ta kaotas isa 7-aastaselt ja kuidas ta ema tuli tema tuppa öösel ja ütles talle, et sa pead nüüd olema tugev, sa ei tohi nutta, sa pead olema nüüd mees, sa pead olema väga tugev, enne kui ta siis ütles talle, et su isa tegi enesetapu. Ja kuidas tegelikult see hetk on inimest saatnud kogu elu. See on core memory, see on see, mis väga suures plaanis defineeris kogu selle inimese edasise elu saatuse, kuidas sellistes olukordades reageerida ja kuidas tegelikult hästi palju sissepoole kõiki oma emotsioone elada ja mulle tundubki, et me oleme hästi palju Eestis ju tegelikult sellises kultuuris kasvanudki, et ja oleme väga paljuski ka praegu, et tegelikult meil ikkagi see selline kuidas siis on täpselt jälle, et kui nüüd tuleb, et kuidas siis sa peaksid või mis see tugev nagu üldse tähendab, on ju, ja ehk siis tugevus tähendab sellises mõttes, et sa pead kõik alla suruma. Sa pead kõik alla suruma, aga mõtle, mida see teeb sinuga seesmiselt.
et aga meil ei ole jälle seda, eks see teadlikkus ka kuidagi nagu järjest kasvab ja mida ma ütlengi võib-olla, mida ma veel nagu tunnen veel nagu sellised jõulisemalt, et see julgus on mul veel suurem. Kogu peale seda, mida mul veel enam karta on. Mida? Täpselt. Et selles mõttes, et jah, loomulikult inimlikult mingid asjad on, aga vaat siis seal on see julgus on vastas. Sa ei kaota lõpuni ära mingid hirme, aga see julgus. Julgus elada. Täpselt. No vot, aga kevad tuleb, Pille. Tuleb kevad, veed hakkavad vulisema ja... No seda ma arvan, kuigi meeletult ilus talv on olnud, ma tegelikult ei mäletagi, millal viimati sellist talve on olnud, et see on ikka see päris talv. Aga loomulikult kevadet ootame ja eks mul selles mõttes ma kindlasti jätkan oma loometegevust, et see on see minu selline paar maali on praegu pooleli, et aga mis seal salata? Olen ka mõelnud, et võib-olla oleks aeg üks uus raamat purki panna, aga seal võib-olla mitte isegi rääkida nii palju vähist, vaid kui elust ja eeskätt just naiseks olemisest. Sest ma selles naise teekonnana oma natuurilt ma olen ka ikka selline, et mulle meeldib sättida ennast, aga samas ma saan üha rohkem nagu seda aru, et kui sa oled seal lõputeel, siis sorry, aga matustel mitte keegi ei mäleta sind, kas sa olid kõhna või korpulentne või olid sul süstitud huuled või kortsushuuled või mis riideid sa kandsid. Nad mäletavad seda, mis tunde sa neist tekitasid. Ja vaat see on see kuidagi selline, et ühesõnaga mingid asjad nagu jõuavad sulle päriselt nagu kohale, kuidas me tegelikult inimestena üksteist mõjutame, et mul endalgi on elukogemus selline, et sul ju tuleb keegi, põikab su elust läbi ühe väikse peatükina, aga ta muudab sinus midagi nii palju, ta jätab sulle sellise jälje, et sa kannad teda tegelikult terve elu kaasas, et me nagu, kui me nagu seda ka rohkem mõtestaksime, et mitte seda välist jura. Aga mõeldes kevadele, mõeldes ka suvele, siis mängime siin Pille ühe mõttega. Mängime ühe mõttega, mis tegelikult on ju olnud mõte juba möödunud kevadest saadik, kui eelmise aasta maikuus tegelikult ju me korraldasime Tartus puhkeõhtu lood ja looming, kus tulid lavale erinevad ägedad, huvitavad, mitmekülgsed, liigutavate lugudega inimesed, kes lugudega, kes loominguga. Ja see oli minu meelest üks hästi armas ja tore õhtu ja kuidagi hästi meie teekonna alguses korraldatud ka. Aga nüüd, ma ütlen, mul tuli hästi tugev äratundmine kuidagi veel siin selle aasta alguses, et kui ma mõtlesin jälle selle peale, et mida me siis nagu, mis asja me siin siis selle onkoloogikaga päriselt ajame. Et siis tegelikult ikkagi tahaks selle unistuse ära teha, et minna inimeste juurde ja minna kuhugi toredatesse väiksematesse või suurematesse kohtadesse, et see füüsiline ruum ühes kohas, me võime siin stuudios, Markus on ka väga hea publik ja kõik teie, kes te meid virtuaalselt kuulate, aga kui me olime ka regionaalhaiglas vähipäeval tolle päeva sündmust tegemas, siis kui sul on ikkagi nagu saalis on inimesed, see kui tulevad teisest Eesti inimesest, otsast inimesed kohale ja kallistavad ja kuidagi see kogukonna tunne ikkagi on füüsilises ruumis veel suurem, et ma räägin sellest praegu lihtsalt võib-olla sellepärast, et saada natukene väljastpoolt veel julgustust juurde, et me oleme sinuga omavahel seda ju arutanud, aga äkki võiks maikuus minna ja mõelda kõva häälega ja koos inimestega ja püüda luua midagi, mis jälle kuidagi jääb sügavutesse. Selles mõttes see, me saime ju ka seda tagasisidet sellest samast vähipäeva tegelikult vestlusõhtust on ju, et igaüks noppis sealt midagi, kes võttis mingit väga praktilist teadmist
aga kellel sai mingi niisugune hingekiht jälle hoopis teistmoodi puudatud, avardatud. Et ja järjest rohkem sa näed, et inimesed, nad tahavad kaasa rääkida, nad tahavad kaasa mõelda ja kui see teemavaldkond on ka neid, mis neid puudutab, mitte ainult otseselt puudutab, vaid üleüldse me oleme sinuga hästi palju rääkinud sellest, et me ei räägi ju tegelikult nagu ka põhimõtteliselt nagu vähist, et tegelikult seda kõike ju võiks kuulata ükskõik kes. Sest veel suurem unistus selle kõige taga, ma mäletan seda esimest päeva, kui ma üldse julgesin iitsatada midagi oma haiguse progresseerumisest, siis ma tegin seda ju Instagramis ütlemata midagi välja, aga postitades pildi sellest ITK X-korpusest, kuhu ma siis läksin oma skänne uuesti tegema. Ja seal praegu ma tunnen oma kehas ka seda tugevat tunnet, et selles hetkes jälle, kui ma sain teada, et mu haigus on progresseerunud, siis see soov kuidagi aidata kaasa sellele, et ka terved inimesed suudaks natukene varem mõelda sellele, millele kõigele sa hakkad mõtlema siis, kui sa oled diagnoosi saanud. Ma ei tea, kas see on reaalne, kas inimesed peavad päriselt läbi käima mingisuguse sellise suure sügava kriisi selleks, et hakata elule teistmoodi vaatama, et kui palju on võimalik seda lugude ja teiste kogemustega mõjutada, võib-olla kas või hetkeks, aga ma ikkagi tahaks uskuda, et on, sest kusjuures mul praegu tuleb meelde, ma tellisin, väike reklaamipaus, tellisin kriisipaki koju, kus mina oma ATH-ga eales ei suudaks neid asju komplekteerida kuskil ühe kaupa. Ja siis üks Eesti ettevõte pakub neid pakke ja ma tellisin sealt ja siis omanik kirjutas mulle pärast Messengeris ja küsis, et kuidas siis oli ja kõik timm ja siis ta tahtis midagi veel öelda ja siis ta kirjutas, et peale seda, kui minu lugu jõudis temani, ta oli tippjuht ühes suures ettevõttes, tegevjuht isegi, kui ma ei eksi. Ja kuna me olime üheealised, me oleme siiani, siis see lugu kuidagi puudutas teda nii suurel määral, et ta tuli töölt ära. Ja ta valiski võtta aja maha, ta valiski hakata tegema hoopis midagi muud, ta valiski lahti lasta tegevjuhi vastutusest selleks, et ta saaks elada siin ja praegu. Ja kui ta seda minuga jagas, siis jälle ma tundsin, et aga see just kui näitab, et tegelikult nende lugude jagamisega meil päriselt on võimalik mõjutada neid, kes täna on terved ja julgustada neid seda elu sama elusalt elama ja märkama ja peatuma ja pausi võtma, et väga, ma olen täiesti nõus. Loomulikult me ei saa ümber nendest kriisidest, nad tulevad paratamatult meie elus kõik varem või hiljem, kellel mis kaaluga need kriisid ainult on. Aga ma räägin seesama ikkagi just seesama normaliseerimine, sest sageli inimesel võib olla mingit sükst väga hullu teemat hetkel ei käigi, aga tekkinud on ikkagi pundar. Et mis teeks, kui lahendaks neid puntraid siis koos. Nii et vaatame, mis sellest saab. Tore mõte, millest ei taha kuidagi lahti lasta ja kui meid kuulab praegu ka keegi, kes võib-olla tunneb, et tal on koht, tal on aeg, tal on mingi mõte, siis võib sellest ka julgelt märku anda, et meil mingisugune väike visioonipoeg ikkagi juba peas tekib. Aga vaatame, milleks see kevadeks jõuab kasvada. Küpseda. Just, sest neid vestlusi ega midagi pole teha, need on ikka teraapia endale ka, et on vaja. Jah, aga ta kasvab selliseks nagu kollektiivseks teraapiaks tegelikult, et seesama tegelikult energia, mida ka sealsamas vähipäeva publikus tegelikult ju kogesid. See on, sul on saali täis inimesi, kes on lubanud olla endal haavatav. Ja see ongi täpselt seesama, millest me just rääkisime, et sa oled sellest kontrollist lahti. Sa lubad oma südamel olla lahti. No võt. Aga Pille, homme siis eeldatavasti
saab mis? Jaa, no annad nüüd uued vered? annan uued vered, ülakeha on siit kangem, olen mõlemad poolt niimoodi ära lõigatud, et Veiniport otsustas, et ta koostööd minuga ei tee, et tekitas, tõenäoliselt lekkis kuskilt, et tekitas sükse väga suure ärrituse, et see ravim ise on juba hästi selles mõttes selline sooni kahjustav, et manustamisviis on kahjuks pikk ja kui see sükene mikro kuskil see mõra veel oli, et eks ta siis tekitas mulle sinna sükse kerge ärrituse ja põletiku, et nüüd pandi uus, et mu keha on jah süke habras veel, aga hakkab siis uus ja vaatame, mis siis saab, kuidas talun. Noh, juba selles mõttes kogemus on, et 2 päeva on selline tudumise päev, aga minu käest on küsitud ka nagu seda, et vaatad, inimene vaatab peale ja et mis vähihaiges oled, on ju. Aga mul on kõike. Ja nendel päevadel kui on kehva, siis ma olengi oma sorgusjuustega seal voodis, võtan oma keha kaissu ja just see, et sa võtad ise oma keha kaissu. Et see kaastunne ise, see ei ole haletsus, et see kaastunne ise enda vastu on tegelikult üks väga oluline koht, kus edasi minna, et kõik hakkab sinust endast ikkagi. Nii et 24 tundi 24 tunni tilgub, saan sellise udupeene aparaadiga koju, et ei pea veetma ööd haigla seinte vahel. Kuigi nüüd, kui ma Pordiopil käisin, ma olin öö ikkagi jäin jälgimist, sest sain nii hilja lihtsalt lõikuslauale, et siis tegelikult olin väga hoitud. Et ma ei saa öelda mitte ühtegi halba sõna. Inimesed on äärmiselt meeldivad. Et ja tegelikult ka ju see, sa jagasid, kuidas teised patsiendid, kogu see selline kokkuhoidmine ja see minu meelest oli ka nii ilus jagamine, et meil endal ka üks tuumikonkologikuid oli samal ajal tükis sees ja täiesti ka võõrad inimesed. Ja temaga põrkasin kokku, selles mõttes temaga suhtusime orgaaniliselt juba eelnevalt. Siis veel ühe kogukondlasega põrkasime koridoris kokku. Põgusalt siis vestlesime, et tema on just ka pikka ravi saamas, nii et jõudu ja jaksu, armsad, kes te seal kuude viisi nüüd sees olete. Ja siis päevaravi osakonnas ma olin siis seal tagaruumides, kus on siis nagu voodikohad, et ootasingi, mille ma opile saan. Ja seal on nagu kardinatega ümbritsetud. Aga üks naisterahvas tundis mu hääle ära. Ja siis marssis ligi, nii et julgelt marssige ligi, päriselt. Mul ei ole selle vastu mitte midagi. Ja me täitsime üksteise aega väga sisutühedalt ja usalduslikult ja mõnusalt, nii et see on väga suur väärtus. Ja tegelikult nüüd natuke maisematel teemadel veel tegelikult nii sina kui Valeria, meil onkoloogika juhatusest, olete ju nüüd ka Tartu Ülikooli kliinikumi vähipatsiendi nõukojas, mis on esimene omalaadne, siis vist ju tegelikult Eestis. Et mis puudutab kliinikumi, siis sisend hakkab ka teie kaudu sinna ikkagi. Ja esimene kohtumine oli väga põnev, selles mõttes süke lihtsalt tuttavaks saamine nii öelda. Aga ma arvan, et siit tuleb midagi väga head, sellepärast, et näha on, et ikkagi inimesed tahavad seda patsiendi sisendit, sest tegelikult see, varasemalt on ka seda ju, loomulikult on olnud ju patsiendid, aga mitte nii sellise nii-öelda kaaluga ja sellise tugeva sisendiga ikkagi. Ma arvan, see on ikkagi esmane korda, me vist ikkagi teeme selles mõttes nagu ajalugu, mul on selline tunne vähipatsientidena üldse. Kes seda teab? Ei tea, jah. Ma tean, et hematoloogilised on siin päris aktiivsed olnud mingitel aegadel ja tegelikult Meta. Jah, Meta oli küll. Jah. Et eks jah, eri aegadel, eri organisatsioonid, eri inimesed, aga ma arvan, et lihtsalt ka see võib-olla süsteemi valmisolek ja avatus on see, mis ka aitab kuidagi juba jälle järgmisele tasandile seda koostööd viia, et näis, sest ega jah, kliinikum ei ole ju ainus, et ka värskelt valiti meid regionaalhaigla patsiendi nõukotta, et seal juhatusest Siiri
esindab meid ja meie huve ja ka ITK patsiendinõukojas on Siiri sees, et kõik teemad, kõik kitsaskohad, tegelikult ma arvan, see on võib-olla hea koht, kus seda välja hõigata, et tegelikult neid teemasid võib meile edastada selleks, et meil on täna võimalus viia neid haigla juhtkondadeni otsustavate inimesteni, et kui teil on muresid ja tähelepanekuid või ettepanekuid, kuidas midagi saaks vähikogukonna jaoks haiglates paremaks teha, et siis kindlasti ärge hoidke neid mõtteid endale. Aga me siin alles, ma arvan, natukene koondame seda viisi, kuidas ka hakata seda sisendit kohale viima. Nii et vaat, kus me oma mõtetega nüüd jõudsime, et aga igal juhul karavan läheb edasi, kuniks on jaksu ja tahtmist ja tundub, et seda jaksu veel on. Lihtsalt see tasakaalu leidmine selle kõige. Jah, aga no vaat, eks ongi see, et üks asi ongi, see on natuke teistsugune maailm, kui sulle öeldakse, et sa enam terveks ei saa. Aga samas ma olen olnud kuidagi selline hästi realist nagu kogu selle teekonna jooksul, et mis asi see meditsiin siis tegelikult üldse on. Mind ei oleks enam ammu, kui ei oleks tänapäevaseid meditsiinilisi lahendusi. Et siin ma tegelikult väga nagu soovitan inimestel ikkagi minna ja aeg-ajalt vaadata terviseportaalist enda haigekassale esitatud arveid, mida arstid tegelikult väljastavad, kellel on arsti juurde rohkem asja, et me tihtilugu kuidagi unustame selle ära, mis asi, kui suure kaaluga, et meie jaoks on vaata nagu tasuta, et siis see nii-öelda üldmeditsiin on ju, et sealt kuidagi see selline väärtus ja ütleme selline tähenduslikkus kaob ära. Et ja igal inimesel tegelikult soovitan vaadata ka ajalukku tagasi, kas või oma perekonna ajalugu. Et lihtsalt natukene rohkem mõelda, mis asi see meditsiin on. Ja nüüd, kui ma selle lisavõimaluse saan läbi selle, siis mida ma selle võimalusega reaalselt loon? Ma hästi palju kordi seda kuidagi läbi ka kogukonna kuulnud, et arst ütles mulle, et ma enam terveks ei saa. Et see on kuidagi nagu, miks ta mulle nii ütleb? Ja see kuidagi nagu hakkas mul peas nüüd ketrama ka, et seda saab, mulle tundub öelda ka väga mitmel moel. Moodi, just. Et kas on see, et nagu ära siin unista ja ära võta enam mingit vastutust, on ju, vaid nüüd lepi olukorraga, et see enam terveks ei saa ja nüüd on jäänud ainult nagu mingisugune kolgata tee sul, on ju. Või see on see, et me ei räägi enam terveks saamisest, aga me räägime elust vähiga. Ehk siis ka seal, nagu siis ütlesid, see võib olla kuude küsimus, see võib olla aastate küsimus, aga ma arvan, et ükski arst ei saa võtta ära inimestelt seda valikut uskuda, et what if? Võib-olla on aastad. Ja no siin ma olen täiesti nõus sellega ja eks me pigem olemegi näinud seda, et need on väga keerulised jutuajamised ja tegelikult seal võib minna kõik nii rappa, kui vähegi rappa saab minna ja tegelikult võib hoopis mõra tegelikult lüüa sinna arsti ja patsiendi vahelisesse suhtlusesse, eks ju. Et kui seda teha lihtsalt mööda minnes ja öelda kuidagi niimoodi jäigalt ja kalgilt, siis see on midagi, mis ta isegi ei purusta sul, aga ta teeb kohutavalt nagu haiget just nagu inimsuhete baasilt, et isegi me räägime sellest nagu võimekusest seda infot nagu töödelda, aga lihtsalt kui teha seda niimoodi mööda minnes, siis tekibki sul veel tunne, et see kõik on tähtsusetu või mina olen tähtsusetu või et Minu aju nüüd muidugi jälle võttis selle info ja töötles seda samal ajal nagu mingi nagu kiirendi. Mul tekkis üks mõte. Tulete mulle meelde, kui me salvestamise lõpetame. Kuidas me võiksime kaasa aidata sellele.
et need vestlused oleksid sügavamad ja kuidagi turvalisemad mõlema osapoole jaoks. Aga jaa, alati see, kui sulle öeldakse, et terveks saamist pole enam mõtet loota, ei tähenda seda, et elu on läbi. Ja, aga luba endale ikkagi kokku kukkuda. See, et see reaktsioon tuleb ka sealt viha, kindlasti see viha on algus arsti vastu suunatud, sest me ikkagi loodame, me ootame meditsiinilt sageli seda, mille jaoks tegelikult ta lõpuni ju võimeline ei ole. Meditsiin ei ole jumal, on ju. Ja, aga lihtsalt luba endal kõik need asjad tegelikult ära kogeda, et see on inimlik, et see reaktsioonifaas tuleb, aga mis edasi saab, see on nüüd see, sealt hakkab siis see nii-öelda võtmeteema pihta. Ja kui on vaja rääkida, siis leia kellega rääkida. Käime veel kord üle, meil on psühholoogid, hingehoidjad, kogemuskaaslased, meil on kogemusringid ka onkoloogika juures ja sellel aastal tegelikult oodata erinevaid formaate, mis võiksid pakkuda tuge keerulistes olukordades. Nii et silmad kõrvad lahti ja kui kellelgi on endal mõtteid või vastavaid kompetentse, oskusi, tausta ja tahaks panustada sellesse, et kogukonna liikmed ja kogemuskaaslased oleksid toetatud rohkem, kui nad võib-olla täna sellises riiklikus süsteemis on, siis oleme ka sellele väga avatud. On ju? Ja. Aga lihtsalt mida ma tahan veel öelda, et ärge pange oma elu pausile. Ja ärge oodake, et see kole saab mööda. See paus tuleb automaatselt korraks peale reaktsioonifaasi. Aga me seda elu elame ikkagi ainult ühe korra. Võtame siis tast, mida võtta annab. Ja selle võiks kõrva taha panna ka terved inimesed. Just. On ju. Ärme pane elu pausile, kuniks see suur projekt saab läbi. Sest seda ei pruugi tulla. Või kuniks tuleb kevad. Või kuniks inimesed käituvad nii, nagu mulle sobiv on. Just. Oi jah, kuulge, aga on vist aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Ja me küll ei näinud sind täna selle imelise masinaga, me alguses planeerisime salvestust ju selliselt, et sul tilkumine on lausa otse-eetris, aga tõenäoliselt see aeg tuleb, sest et eks ta vaatame, me loodame, et lihtsalt see keha seda ravi vastu võtab ja vastu peab ja selles mõttes eks siis sellest paraku siis on saanud minu elu lahutamatu osa. Just. Nii et veel kord suur aitäh kõikidele, kes on kaasa elanud, kes on toetanud, kingitud elule. Et see on jälle tegelikult kogukonna jõud. Täpselt. Aitäh sulle, Pille, et sa oled, et sa jagad ja et me saame seda koos teha. Just, ja see võtmesõna ongi koos. Just. Just. Nii et elusat elu!